võib küsida, et millest koosneb minu õnn. Kui ma ütlen sulle, et meie õnn koosneb sellest, et me oleme igavesed hinged, et looja armastab meid ja emaka loodus armastab meid ja kõik on lihtsalt üks õppetund ja sa oled igavene õndsust täis, elus olend, ekstaatiline, siis see korraks lootab, aga praktikas, kuidas selle õnne ülesehitamine käib, sest materiaalne maailm pakub kandikul oma varianti, eks, mida me oleme proovinud ja võib-olla mõni on juba nii kaua närinud seda, et saab aru, et seal nagu väga kõvat katet ei ole see valuutale. Et siis meie traditsioonis õnn koosneb väga paljudest objektidest, meditatsiooniobjektidest ja vahenditest, võib nii öelda. Kodualtar, jumalused, eks ju, pühakirjad, siis parampara, õpetajate kett, vaimne õpetaja, kõik pühakud seal, pühad paigad, pühad jõed, pühad järved, hea suhtlus, loengud, eks ju, püha nimi, siis Tulasi puu, eks ju, siin on palvehelmed, Tulasi ise on vastutab, see püha puu juba vaimse armastuse energia eest, eks ju, peamets haldjast, ma eksootiliselt öeldes, vaimses maailmas, kes on siia maailma tulnud, siis püha Tulasi puuna. Puid on veel, eks ju, iga puu on tegelikult hea, eks ju, aga ütleme, see Tulasi puu on isiksus. Vaimne maailm, Radha Krishna, algne jumala isiksuse, jumalanna, karjapoisid, karjatüdrukud, ehk siis vaimses reaalsuses, jumala kehastused, kõik selles maailmas. Jumala armulikkuse kehastus, Chaitanya, niimoodi võin lugeda päris kaua, eks ju. Et millest minu õnn koosneb ja kuhu ma üritan siis oma teaduse kinnitada. Et sealt nagu sünnib või alguses küll teoorias ja kunstlikult, mehaaniliselt on see puhastusprotsess, eks ju, nagu arstirohi võtad, eks ju, kohusetundest. Aga see peaks siis transformeeruma mingi hetk spontaansuseks ja selleks, millest õnn koosneb, selle imeliseks mitmekesisuseks. Aga see ei ole ainus süsteem, on veel süsteeme, eks ju. Kuidas siis üles ehitatakse igaviku peale, õndsuse peale see teadus. Vot see elu dikteerib siin materiaalses maailmas. Sünd, surm, ihaviha, kadedus, mõtteprobleemid, kliimaprobleemid, majanduslikud probleemid, suhteprobleemid. Dikteerib siis oma sellist energiat, oma luupi, millega me samastame, siis pidevalt pettume ja siis tekibki see depressioon, ütleme niimoodi. Võime öelda küll, et minu halb karma ja mulle vedanud, et on enda valikuvabaduste viljad, eks ju. Aga mis me muud üle, me peame õppima siis neid luupe, neid samskarasi, seal, kus meie meeled ja mõistus kogu aeg viibib, läbi filmide, läbi madalama muusika, läbi materiaalse suhtluse. Kui me seal kogu aeg hoiame, siis seal me saame kogu aeg peksa. Kaotame neid lahinguid. Korraks on nagu illusioon, paned väikse lonksu või et tõmbad ennast unustad ära või tõmbad tuimaks, eks ju. Aga eks vaimne elu ja religioossus ja meditatsioon ja palve ja pühakirjad ja head eeskujud, nemad õpetavad siis siin ja praegu küll läbi alandlikkuse, läbi tänulikkuse, et sa saad aru, et kahetseid pattu, nagu kristlased ütlevad, korraks, kogu südamest, et palun vabandust, et ma olen siin ja niimoodi, et ma ei tunne armastust kõige vastu spontaanset ekstaasi. Ja visku jumala teenimisse, et korraks tunned seda. Aga sinna ei tohi kauaks jääda, siis see transformeerub edasi kibestumiseks, jälle selliseks käega löömiseks. Et need meeleolud, mis sul on, need madalad meeleolud, need ei ole sina. Need on materiaalne energia, kes tuleb koputab ukse taha ja näitab sulle kogu aeg järjest ja järjest, et see ei ole see koht, kus su teadus peaks viibima. Eks ju? Nende samastamistes, kehalistes ja meelelistes samastamises. Ja see on ainuke tema funktsioon, et materiaalne energia ei ole nagu halb. Tuleb see materiaalne energia kasutada, ühendada oma teadus läbi mõttejõu kõrgemate igaveste väärtustega. See ongi kogu vaimne protsess, nagu ma kirjeldasin, lävimisvahendite. Meie sees on ülihing, seal on pühakirjad, jumalused, pühendunud, püha nimi, hästi palju vahendeid. Ja niimoodi harjutada treenid
et sa elad hoopis ütleme nagu, ütleme tõelist elu, algset hingeelu. Materiaalne maailm jätkab oma kroovi. Aga sa õpid kunsti ära, kuidas ühendada materiaalset juhtavaraag ja printsiipi. Näiteks sööd, süüa on vaja, see on just kui materiaalne tegevus, aga pühitsed toitu, sööd tervislikku toitu, sööd ahimsa toitu, eks, kus ei ole vägivalda, võimalikult vähem keemiat. Kõiki need asju. Niimoodi õpid igat tegevust siduma nagu vaimsusega. Ja õpid uusi luupe. Kui sul on vana luupe, eks ju, eile ka läksin, õhtul rõdu peale, nagu oli pime, läksin mantrat lugema. Hakkab see vana luup, võtab võimust, sa oled langenud, sa oled mõttetu, sul pole armastust, eks ju, kuulsin mingid kõvade meeste loenguid, mingid kõrgetest Krishna liiladest vaimses maailmas. Tuleb see vana luup, väga hea luup, eks ju, ma olen langenud, ma olen selline, mul oli omadusi ja nii edasi, eks ju, kas vaatan, et nagu kisub täitsa nagu sinna, negatiivi peale. Siis proovisin nagu seda teist luupi, et kõik Jumal armastab tingimust, et see, et ma siin olen rõdul selline, nagu ma olen, Jumal armastab mind ikka tingimusteta, vaimne, puhas, algne, absoluudi, Jumala armastus. See ei sõltu, keegi on halb või hea, eks, tema on ikka valmis, tema on olemas, eks, ülihingene, pühavaimune hinge kõrval, ja nii edasi. Ja vaikselt pushisin oma teadvusena, algas kunstlikult, aga hiljem juba nagu kõik on valgus, kõik on armastus, kõik on armastatud, ükskõik kus dimensioonis, eks. Jumal on olemas siin ja praegu kohe oma headuses ja kõiges. Küsimus on sinu teaduses, oma lokaatoris, kus sa selle suunad. Võib öelda, et õnn on teaduse seisund. Siin on meelte ja mõistuse koostöö. Näiteks nägin unes, et otsisin pellikut, see öösel, täna öösel. Otsisin igal poolt, küll olid järjekorrad, küll nagu oli, aga nagu ei olnud ka. Ja lõpuks unena lõpus veel ma eksisin ära niimoodi oma grupist kuskil välismaal, et mul ei mitte midagi. Ei mobiili, ei raha, ei ööbimist. Istusin niimoodi sellise tundega, nagu natuke paanika. Et mis nüüd saab? Ja Vene sõjaväest võib ka näite tuua, et seal Vene sõjaväes on üldse jäänud nagu privaatsust 24/7. Ainuke privaatsus oli härra Erneks, oli pelliku kabiin nagu. Ainult koht, kus sa saad nagu olla üksi korraks. Ja siis nagu unistasid, et see oli nagu kauge unistus, et saaks kodus lihtsalt teed juua köögis, eks ju. Siis olla kuskil. Samal ajal natuke aega tagasi kerides olime kodus oma köögis õnnetu. Et materiaalses maailmas tehakse nalja ka, et alati saab hullem olla. Praegu mõtled, et on hull, aga siis on mingi järgmine situatsioon, siis unistad, et kuidas mul rumal oli, et mul sellises situatsioonis olin õnnetu üldse. Et huvitav, et see on nagu arukuse intellekti nagu häälestusküsimus. Meditatiivne selline, kas palve või meditatsioon. Kuidas sa nagu häälestad? Kui sa häälestad, et just kui märkad, et sul on impulsid, et sa oled luuser või kellegist halvem või on sul mingid kehaga samastamised, eks ju, tervis näitab sulle kuidagi, et igast aspekte, mis näitab, et kõik on pekkis, eks ju, siis tegelikult saab häälestada läbi teadmise, läbi meditatsiooni, läbi palve, läbi teadvuse, läbi mõttetöö ennast hästi positiivseks. Kõik kogevad seda, et kui sa lähed suurde loodusesse, siis sinu suured probleemid muutuvad väikseks, kui sa jalutad emakses looduses. Et tuleb välja, et see materiaalse maailma, see õnne või õndsuse seisund, see on kodeeritav. Sa võid seda muuta, sul on valikuvabadus seda muuta või sellest kõrgemale tõusta kehalisest ja mõistuse samastamisest. Et need on nagu head uudised, nüüd tuleb siis see kõigepealt Giana ja siis Vigiana, kõigepealt teadmised selle kohta, kuidas funktsioneerib see kõik see tundemaailm, emotsionaalne maailm. Ja siis seda teadvustada läbi praktika, õppida need teatud mõttes nagu mehaanilised nipid, kuidas saada armulikkust Jumala ja emakese looduse käest ja oma teadvust nagu ümber häälestada igavõikulistele, headele sellistele õndsust täisväärtustele ja nähtustele ja mõtetele. Ütleme näiteks, et ma olen sarisüütaja. Kogu aeg panen, ei saa nagu, jälle tule kahju. Ja probleemide lahendus on see, et
kui on tulekahju, siis tuleb tulekahju kustutada. Ja ma kustutan ka. Et on lahendus, see on lahendus, jah. Aga see, kui ma olen sari süüta ja ma jälle süütan, siis äkki nagu prooviks mõelda, nagu, et see on nagu mingi hälve, et ma süütan kogu aeg. Täpselt samamoodi on materiaalses maailmas need probleemide lahendusega, et noh, hammas valutab, mingi paistes võtad seal valuvaigist ja aitab. Aga põhjus, eks ju, vaimsed teadmised, transcendentaalsed teadmised ongi selleks, et selgitada, mis järjekorras asjad ja reaktsioonid toimivad. Muidu on ühiskonnas nii, et inimesed on ülekaalulised, söövad kräppi, eks ju, rääkimata seal mingi liha ja alkohol, narkots ja kõik see värk, eks ju, pluss meedia peale. Ja siis ühiskond nagu, noh, kõik kaklevad, et kuhu siis seda raha panna, et kas vanurite, haigete, see aparaat, see laps, eks ju, allergiad, vähid. Et keegi nagu, noh, kuna me oleme nagu meelteorjad, siis keegi nagu ei taha rääkida sellest, et äkki nagu tervislik eluviis, tervislik toitumine on kuidagi seotud sellega, et me miljardeid paneme ehitama uusi, Viljandissegi uus ilus haigla ehitatud, eks ju. Et no raha jookseb ja noh, aga noh, kunagi jätku. Sest noh, mis siis oleks, kui rahvas hakkaks äkki tervislikult toituma ja saaks teadlikuks sellest ja riik nagu seda innustaks ja noh, peale selle maratonid, et jookseme, eks ju, et noh, võib-olla sport on veel ainuke, mis öeldakse, et noh, sport, et see rahva tervis. Aga sellest toitumisest ja narkootilistest ainetest ja intoksilist ainest see nagu palju ei taha rääkida, sest see noh, meie elu rõõmu allikas ju. Noh, panen paha tuju, söön üle või ütleme, et naisele, et jumal tänatud, et õlle on, et muidu mul on, noh, ma ei oska ennast maandada, eks ju. Võtan väikse õlle ja siis muidu, kui ma õllet ei võtaks, siis naine käiks päikseprillidega võib-olla, eks ju, pärast tööpäeva, kui mul närvid on läbi. Et selline nokk kinni, saba lahti, sambanda gian, eks ju, veedades, siis seletatakse nagu asjade järjekorda või shanke jooga üks osa veedadest, et kuidas elemendid transformeerivad, kuidas meeled, mõistus, eks ju, arukus, valeego, õhk, maa, tuli, vesi, eeter, kuidas see kõik funktsioneerib, mateeria, vaim, mis järjekorras, eks ju. Ja siis sa saad aru ka probleemidest, et kuidas probleemi, et ma saan aru, et võtadki valuvaigisti ja jood selle õlle ära ja söödki ennast üle, et noh, kuidagi maandada, et elust rõõmu tunda. Sambanda gian õpetab eelkõige või siis transcendentaalne baktijooga teadus, et siis teadus sellest, kuidas õnnelik olla läbi igaveste vahendite. Et kõike arvestatakse väga põhjalikult veedades, seletatakse ka seda füüsilist maailma ja neid kõiki kihte. Aga noh, järjekord on vale, kogu aeg tagajärgi, noh, püüame kuidagi kustutada need tulekahjusi, eks ju. Aga põhjus on selles, et sa oled süütaja. Et mingid elu fundamentaalsed tõed, arusaamad, lõplikud eesmärgid on täiesti valed. Ja siis see, noh, ongi kogu aeg käib selline, noh, kuhu nagu raha panna, ei jätku raha, noh, selles mõttes. Aga kõik süsteem on vale, eks ju. Mina, mulle, minu ateistlik looduse lüpsmise ja meelte ja keha orjuse süsteem. See on täiesti vale, et seal on nokk kinni, saba lahti, ega me mateeriat me ei võida. Mateeria teeb ikka 1-0 ära, ükskõik kui hästi sul kõik on, sätid ära, kuskilt ikka kukub läbi, ikka kuskilt sajab läbi, ikka kuigi keegi, oled hea inimene, ikka keegi ütleb halvasti, ikka tervisega midagi. See, noh, see ei saa midagi teha, see materiaalne energia, see on sisse kodeeritud ebatäius. Aga sellega võidelda ja noh, loota nagu teadlaselt ja nüüd me leiutasime, inimestel on nii madalad omadused, ükskõik mis nad on leiutatud, ammu on kõik leiutatud, et hästi elada materiaalselt ka. Kõik kasutatakse hoopis meida sõjatööstuses või monopoliseerumine, kõik me teame seda, see on ka välja tulnud. Et sellised huvitavad uudised. See on see materiaalse maailma kiusuenergia. Ta nagu kiusab meid. Noh, kuna meil ei ole alternatiivi, vaata hingelist sügavust meil ei ole ennast teadvustanud, kui hing ja vaimsed väärtused ja spirituaalsed asjad natuke on nagu midagi, aga siis hing on aktiivne ja ta tahab läbi keha ja noh, meelte ja mõistuse, eks ju. Saada nagu seda noh, elu rõõmu ja õnne ja õndsust, aga siis materiaalne energia on selles mõttes väike pätt, et näiteks noh, mõtled, et oi, saaks praegult seda head magust toita. No kes mida ütleme, ma tahan no, mingi jäätise, küpsise torti. Noh, kõik on õige, impulss õige, vaja, noh, magusad süüa vaja kehal, nii. Tuuakse jäätise tort, sööd. Esimene amps, teine, kolmas, neljas. Mingi aja pärast, noh, kõht on täis. Mingi kutt tuleb püssiga, ütleb, sa tahtsid jäätise torti, pane veel üks. Ma ei suuda.
no siis sunnib mind teine ja kolmas jäätisetortsi, noh, paljudel on, eks mingi toiduga, et sööd üle ja siis pärast elu lõpuni ei taha. Ja kogu selle mateeriaga on niimoodi, et suhetega ka, eks ju, et noh, promotakse filmides igal pool uus ja värske mitmekesisus, eks ju, Tinderid, värgid, kui on väsid ära paksus, siis võta peenike, siis võta teisest rahvusest, siis no lõpuks juba minnakse seal meeste peale ja mehed meeste peale, naised, no kogu aeg nagu vaheldust, noh, et mis seal ikka mul nagu, noh, nagu paljud siin on läinud, eks ju, et noh, pettunud seal vastussugu poole, sa võtad nagu sama, noh, mõtled, et sealt läheb paremaks. No küsi, vaata, statistika, täpselt sama, ikka mingi aja pärast, noh, väsid ära, et või siis see maja, ma mäletan, ehitasin maja ka, eks ju. No nii õnnelik maja, no ongi tore maja, loodus ja loomulikum keskkond kui linnakeskkond. Mingi hetk harjud selle majaga ära, see nagu üldse nagu, isegi maja, eks ju, et see on ilus loodus, eks ju, ümberringi. Et iga asjaga niimoodi, siis mateeriaga niimoodi, see on nagu needuse nõiaring. Et see materiaalne energia tegelikult on hästi hea tahtlik, lihtsalt viib sind jälle tupikusse. Ükskõik, mida sa saad, kõigepealt sa unistad, elad üle, nutad, rabeled, higistad, saada mingi eesmärk, saad selle eesmärgi, siis nagu juba unustad ära juba mingi järgmine asi, eks ju. Või järgmine seksuaalne objekt. Et kuidas me vähemalt teoorias nagu hakkaksime aru saama, et me võtta nii tõsiselt oma need meelte ja nagu esimesi impulsse, et ma tahan, mulle meeldib, mul on vaja. Ja siis pärast jätaks nagu meelde ka, et noh, kui sa said, aga pärast mis nagu mingi aja pärast tekib see tüdimus, eks ju, kuna hing on hoopis teisest sellest materjalist kui mateeria. Selles mõttes, et hinge täidavad hoopis teised asjad, nagu ma võtan igavikulises sellises võitmes. Välimääraja, nagu see laul räägib, hero, kes viskas granaadiga ennast tangi alla, et kodumaad päästa. Kes oli üliandekas, võitis mitu konkurssi. Kes oli ülitugev, tegi kangi tõstmise rekordi. Ühesõnaga, materiaalses maailmas hästi palju, nagu, kus sa saad oma seda ego boostida, mis ei ole negatiivne. Selles inimesel on anded ja inimene tahab ikka paia ja oma mingite, ütleme nagu tänapäeval see TikToki kultuur, et isegi oma veidrustega sa saad laike taha. Et see on interneti suur pluss, ütleme need inimesel, kui tal on mingi koolis taga kiusamine või ta oli mingi välimuselt kuidagi, siis nüüd sa saad enda kasuks pöörata. Teed seal mingi friigi nalja ja saad laike taha. Okei, selline analüüs, aga kes on nagu, vaatan iseenda puhul ka, et kõva mees sa oled. Just selles spirituaalses mõttes, et kui tugev on su armastus. Armastada on lihtne, ütleme inimene, kes on sulle mingi lähedane sõber või kes soovib sulle head või kedagi imetled, avaldab sulle muljet, et siis on nagu, aga armastusenergia, kõva mees on see, kes suudab armastada, kui tema poole tuleb väga ebameeldiv energia. Halb ilm, ikka armastad elu. Keegi ütles halvasti ja on kade su peale, sa mõistad, et need on kihid, ikka sa armastad neid elusolendeid, eks ju. Saad aru, et Jumal lihtsalt kasutanud postiljoone, nagu me räägime siin, eks ju, kõik on lihtsalt toovad kohale su enda mingid kiikse, esindavad neid. Ja elu on täis sellised ebamugavusi ja ebameeldivusi ja siis sa vaatad, et sinu armastuse leek põleb samamoodi edasi. Vot see on tegija. Ikkagi see klassikaline Jeesuse näide või minu õpetaja näide. Jeesus, eks ju, palvetab, kui ta lintsiti nende inimeste hinge eest, sest nad ei tea, mis nad teevad. Minu õpetaja või õpetaja Srila Prabhupada ka, kuidas ta tuli, eks ju, kohta, kus ta ei olnud oodatud, kus teda keegi tegelikult ei tahtnud seda informatsiooni vastu võtta, ikkagi oma kõrget armastuse kogemust jagama. Ühesõnaga, kangelased, eks ju. Ta oleks olnud selle Prabhupada, minu õpetaja, ta oli ju pühas paigas, elas juba kõrges vanuses, oleks olnud rahulikult Krishna juurde minna, tulla sellist ebamugavustsooni, madala kultuuri ja madalate käitumisega inimeste keskele, armastades, selline armastav vanaisa, eks. Vot need on kangelased, sealt tuleb välja tegelikult real hero. Aforismid, haikud.
kui sul on valu, you feel the pain. You can heal the pain. Inglise keeles, kui sul on valu, see valu on märk sellest, et sa saad seda ravida ka. See ei ole tekkinud, kus see ravi tekkis, kas see on midagi valesti. Või siis teine ütles, et sulle ei kuulu midagi, aga sina kuulud kõigile. Et küllus, et mina olen osake sellest tervikust. Ja kõik, mis on, ma kuulun sellele. Kõigele, eks. Ma kuulun Jumalale, sulle, emaksel loodusele. Kuna ma olen nagunii kõik koosnen sellest. Kuigi mul on kingitud väike individuaalne valikuvabadus. Et 2 sellist võimast aforismi. Kui sa ütled, et midagi kuulu mulle, siis see võib tekitada materiaalses maailmas depressiooni, sest me oleme õpetatud oma identiteeti laiendama läbi erinevate ismide. Või ma olen kuulus, rikas, sellest parteist, sellest religioonist. Ja niimoodi tunnen oma väärtust, oma olukorda selles maailmas, selles ebapüsivas kahesuses nagu kindlamalt. Ma olen pereisa, ma saan äriga hakkama, ma olen välimuselt selline, ma olen tugev. Ja niimoodi meid siis programmeeritakse, aga siis saad aru, elu lõpusirgelata, oi. Kõik võetakse ära, küll mul on sellest räägitud, aga ma ei ole seda teadvustanud, selline tunne, et elu on ees. Siin materiaalses maailmas, hinge mõttes on elu alati ees ja dünaamiline pidevalt muutuv. Hing on igavene. Aga kehalises mõttes ja asjade mõttes ja mateeria mõttes transformatsioon käib kiiremini, kui me ette kujutame. See on nagu suur üllatus meile, kui me seda hakkame natuke ühest otsast teadvustama. Aga hea uudis on see, et Jumalal pole kadedust, emaksel loodusel pole kadedust. See avarus, need realiseeringud, need armastuse maitsed, värvid, lõhnad, kogemused, muusika, tants, laul, sõbrad, nali, ma ei tea, kogu aeg loetlen seda, jumalused, vaimsed õpetajad, head eeskujud. Kui suur mitmekesisus on, kus on alati tasuta ligipääs, kus ei ole kadedust. Ja kus sa saad kogeda seda, et sa kuulud kõikidele ja kõigele. Armastusenergiaga on samamoodi. Meie energeetika, meie olemus, meie tundemaailm, meie mõtted, meie keha, võimalused, meie anded kuuluvad kõigile. Ja see on see rikkuse nagu valem. Teine selline, mitte teine, või 1 miljonitest materiaalse energia trikkidest on selles, et meid õpetatakse maast madalast, et kui sa teed nii ära, lõpetad ära, siis saad seda. Ehk põhimõtteliselt see on nagu alateadlik selline programmeerimine, et siis me saame õnnelikuks. Igas koolitused, religioonid, et teed neid rituaale nii palju aastat, et siis sa saad õnnelikuks. Ja lõpuks jääb nagu selline arusaam, et sellepärast ma ei ole õnnelik, et mul on vaja vaata see samm teha, et siis ma jõuan sinna, et siis ma olen õnnelik. Öeldakse, et tegelikult probleemi sa enne lahendada, kui sa ei taju või ei aktsepteeri või maandu sellesse reaalsusesse oma teadusega 100%, et mis olukord mul on, eks, oleme nagu ausad. See analüüs, eks ju. Et muidu niimoodi, et sa oled seal kogu aeg. See, mis olevik pakub, on ainult kriitika, kibestumine, kurbus, üksindus ja lootus, et homme läheb paremaks, eks ju. Et see on nagu hästi halb platvorm, et üldse, et homme paremaks läheks. See on nagu see samm homsesse on väga ebakindel. Siis tuleb homme ja siis meil kogu see ühiskond ja siin on need luubid juba tuleb mingi järgmised luubid peale, et õnnelik olla. Sul on vaja veel seda ka teha, sest tema on selles asjas veel parem näiteks. Ja niimoodi meid siis need materiaalne energia ära petab ja see reaalsuse taju peaks olema siis isegi kui ütleme näiteks keegi lahkub või keegi sureb, see on nagu lein on normaalne, eks ju. Aga tegelikult avaneb teine portaal, kuidas sa selle inimesega saad edasi suhelda, sest tema on igavene, sina oled igavene. Kui ta oli lähedane hea inimene, siis see mälestus või see mälestuse energia, see on ka portaal, tema hing ja sellepärast öeldakse, et esivanemad vanades kultuurides, et esivanemate eest palvetati, eks ju. Et nad saad väga hea sünni või neil läheb järgmise elus paremini, kui nende järel tulevad põlved. Lapsed ja lapselapsed nende eest palvetavad ja peavad neid meeles ja ütleme niimoodi, elavad ise hästi nagu jumala kartliku elu või loodusseadustega harmoonias.